Tervitus kõikidele vaatajatele. No nii, täna siis Agula järv. Siin mul see superkalamees on ka täna kaasas. Et hakkame siis hauge proovima. Vaatame, mis siis veel välja nagu tuleb. Ja täna on selline himu või isu proovida vana sellist head lanti, millega siis on möödunud lapsepõlv, ja võib öelda, et pikem aeg üleüldse selles kalapüügi siis teekonnast, nagu öeldakse, on olnud siis selline lant nagu plekklant, jah. Silikoonid on nüüd kuidagi võib-olla siis mitte kõigile, aga üldiselt jätnud selle suurepärase landi tegelikult kuidagi nagu tahaplaanile. Ja vot tahan mina siis teda täna proovida ja näidata siis ka seda tehnikat, millist ma siis omal ajal olen kasutanud, ja vaatame, sina hakkad ka plekiga või? Hästi. Erkole paneme sellise hõbedase, kerget sükest lillakat läiget viskab sisse, 22 grammi Jacksoni lant. Nii, ja nüüd siis nii, selle siis minu õnne lati saad sa siis nüüd seekord endale. Nii, vaata nüüd, ma näitan, randid on sinnapoole alla tuult viskat nii kaugele kui jõuab. Näitan ära sulle, näed. Sopst, nii, vaata nüüd täpselt nagu tsigiga. Ja nii, teie võite ka seal teispool kuulata, et ongi nii, et vise lasen siis selle landi vajuda põhja ja peab valmis olema juba selleks, et selle sama vajumise pealt võib tulla võtt. Ja nüüd lihtsalt rahulikult niimoodi umbes 6-7, isegi kuni 10 tiiru, paus ja jälle laseme landil põhja vajuda. Võtab erinevalt, võtab nii kerimise pealt kui ka langemise pealt, olenevalt veekogust, et minul on enamjaolt võtnud ikkagi nagu langemise pealt, aga täiesti erinevalt. Nii, ja vot selliselt on ju. Proovi siis seda asja nagu teha. Kõpp, võnkab, siis jätab see võnkamise järgi, mõnes mõttes on isegi teda paremini aru saada, kuna ta põhja jõuab, kui nagu siis seda tsigi, kerget tsigi. Ja ka tegelikult, kui nagu pehmem põhi on, siis järves just siis ka seda tsigi põhja kukkumist nagu on keeruline nagu märgata. Nii, enam-vähem siia siis paadini välja, eks ole. Ja vot selliselt. Siin paadi juures ka, kui hakkad välja kirjama, see ära keri kiiresti, rahulikult niimoodi, siis ta võib samamoodi võtta siit täiesti paadi äärest. No nii, noormees, proovi. Nii, mina võtan siis sellise tummisema kaika, see saigi kunagi siis ostetud nii-öelda siis laiviga püügiks, et selle lati test on, kus ta on, see on 14-58 grammi, 2,7 süsiniklatt. Ja selline kiri on siin peal. Tsigitada taga natuke nagu väga pikalt on, siis väsib käsi ära, aga sellest nagu suuremat kala tõstab ta ka juba hästi üles. Nii. Ja mina siis panen ka Jacksoni landi ja võtnud sellise siis 28 grammi, see pole veel vett näinud. Ja vaatame, mis nüüd saama hakkab. Ja. No nii, saad hakkama või? Väga hea. Just mängib, läib. Ja rant on meil seal. Kõik on põhimõtteliselt sama, ikkagi randid,
asjad, nii nagu see püük käib, et esialgu siis kiusame plekki, vaatame, mis saab, võib teinekord olla oluliselt parem kui silikoni peale ja põhja, mitte midagi keerulist. Kiiresti ei ole vaja kerida, et siis ei jõua järgi hauglandile, ütleme niimoodi, et ikka rahulikult selline tavalises tempos, kui nagu lihtsalt madalas vees lanti visata ja püüda temaga, jah. Põhjatuul muidugi. Nüüd tuleb need randid valida siis sellise poole pealt, et saaks sinna peale visata ja sealt randi pealt alla nagu tuua ja siin õnneks niimoodi nagu ongi. Tuleb hakata siin suundasid läbi proovima. Sinna kui ma põhimõtteliselt viskada, seal on juba 3,8, 4, 4,5 kivine. Sealt siis järjest tuleb siia alla, kui neil siin all on 7,3 on vett. Natuke veel on 8, et põhimõtteliselt siis nii. Selliselt seisame praegu. Paatja täna on Vagula peal. 5 paati koos meiega. No nii. Erkol on siis esimene kala. Likk landi peal, võtab jalad eest. Vaatame, mis ta siit nüüd välja tõmbab. Oh, no näed, esimene läks ära. Kohe kui põhja läks, tõssin üles, vaatan juba otsa. Põhja vajumise pealt võttis, jah? Tõssin põhjast üles ja otsa. No võt. Ei ole hullu, juhtub. No, põhimõtteliselt 10 minutit. Saime me püüda siis ja ennem jooksis sul üks haug järgi veel, jah? No nii, jäi Erkol ennem lant kinni. Kivi ta saime nüüd ta lahti. Jälle landi ja uus koht natukene ja kohe esimene vise ja kala, mis seda hõbedast võtab. Noh, jumal küll. Ei hakka kahvagi märjaks tegema, too siia poole ma võtan seda välja niisama. Vaat selline kurku ka söönud. Ai. Õnneks on kõik hästi. Hopp. Ja nii. Kuidas see on, et suurema järgi, jah? Siukse mõnusa, siukse huvitava lillakaga, siukse violetse tooniga pealt. Ja värv on oluline, midagi ei ole teha. Nii, siin on mul üks oma tehtud viguru, vaatame, seda ka pärast proovin. Ja nii, esimene on siis käes. Kas minu seda lanti siis ei taha? Ja kerimise pealt järelikult võttis. Siis minu seda sinist, seda ei taha või? No, mul ei joppa, siis tuleb silikoni peale üle minna, plekk lante nii. Rohkem ei ole ka neid kaasas väga. Aga paistab, et tuleb üks pleki komplekt endale ikkagi teha nüüd. Et ta oleks olemas, erinevaid selliseid huvitavaid värve vaadata. Seda teemat tuleb uuesti nagu
proovima hakata, et elule äratada need plekklandid. Vot, et see hetkel sai minu kannatus selle plekklandi peale otsa, las ta natukene mõtleb. Nüüd ma räägin ära siis sellest tiivulisest tšigist, et mis asi ta on, et kes selle asja välja mõtles. Nii, võtame siit 22 grammi või, jah. Nii, vot selline vigur on ja välja mõtles selle siis üks ukrainlane, kahekordne maailmameister spinningu püügis ja idee sai ta kellelt? No vot, fiidrimeestelt. Point milles, et kuna siis need randid, eks ole, randid on veel erinevad, on järsemad, on laugemad. Need on siis sellised perspektiivsed kohad, kuhu kohta siis röövkala hoiab ja kui nüüd tõmmata siis vastu ranti, seda lanti siis tavalise tšigiga, ta jookseb sinna ranti kinni, kui väga järsk rant on kive hästi, siis on lihtsalt landi kadu meeletu ja ei saa siis seda ranti nagu läbi püüdana. Ja fiidrimeeste sportkorv, jah, tiibadega, mis siis tuleb kiiresti ülesse. Sealt sai ta siis selle idee ja mõtles välja siis sellise viguri. See on mul siis enda kätega tehtud, et tegelikult on see vigur isegi täitsa patenteeritud. Meie kalastusarvete poes ma neid asju näinud ei ole. Nii et läks mul aega ja kõige rohkem üldiselt aega läks selle samase traatkarkassi siis selle abivahendi välja nuputamisega, kus see traat siis paenutada selliseks, et nagu ta siin on, et ta peab olema, eks ole, kõik need ühesugune, ei pikem, ei lühem, et siis nagu need asjad klapivad ja nagu selliselt. Nii. Kasutaksin siis silikonlante, on veel nii-öelda selline lapiklant, mis on nagu põhimõtteliselt riidest, veekindlast riidest tehtud. Seda mul praegu ei ole, rohkem ma nagu sellest ei räägi. Ja kindlasti on nii, et see lant siis peab olema siin selliselt juures, et lihtne oleks panna, eks ole, siia tavaline siis selline karabiin, eks ole, et siis ainult siis vaheta seda lõks lahti ja ei pea siit siis niimoodi läbi selle traadi ajama. Et näitan ära, kuidas see lant siia siis läheb. Sama lihtsalt lähebki kõpsti siia. Läheb lukku ja siit siis alt kinni ja see ei lasegi siis nüüd sellel traadil siit lukust lahti tulla. Nii, selline asina. Nii, ehk siis see vigur tõstab siis selle landi hästi järsku üles ja on võimalik siis rante ilusti püüda. Teine asi veel, et suhteliselt raskete raskustega saab püüda madalas vees. See 20 grammise selle vidinaga siin meetrises, 1,5 meetrises vees rahuliku kerimisega põhimõtteliselt püüda ja ta tuleb ilusti lahti ja saab nagu selliselt toimetada. Et millistele kaladele see nagu rohkem meeldib, et tootja ise siis väidab, et rohkem nagu haug ja ahvenas, et koha vist ei ole nii väga maias selle peale. Ma tegin esimesed ehk ühesõnaga kuna see kuskil 12 aastat tagasi see vigur juba leiutati, mina tegin ka selle umbes 10 aastat tagasi esimesed, proovisin neid seal emaaja peal. Muidugi oli see huvitav ikkagi koha nagu saada siis kätte sellega, et äkki siis nagu teeb paremaks, nagu mina toona efekti ei näinud, sinna teeb mul sahkli põhja vedelema ja nüüd siis ma tõin nad jälle päevavalgele ja on olnud niimoodi, et sellise viguriga on võtnud kala ja ainult
võtnud sellega, tavalise džigiga. Püüan siguraskadega, on lihtsalt mõned võtud ja mitte midagi ja see on päästnud päeva ja selliselt, et ma olen teda natuke katsetanud. Nii, mida ta siis teeb? Ta annab veel landile siis sellise külje pealt külje peale sellise võnkava mängu, proovin siin näidatana. Et hakkab see tina käib siis kahele poole. Ja annab sellise veel võnkava mängu ja kindlasti siin on ka veel see, kuna siin on takistus, siis on ka nii, plekklandil on siis heliefekt veel juures. Nii, selline vigur ja proovin ma ta ära. Kas siis nagu sai hetkel räägitud kõik ja iskeomadused on tal samamoodi väga head, pakib enda ilusti kokku ja lendab hästi. Nii, püük näeb välja täpselt samamoodi, et tegelikult rahuliku kerimisega pikemalt sellised ka 6-7 ringi, et võtab nii kerimise pealt kui ka langemise pealt mõlemat moodi. Sellepärast nagu mingit jõnkse vigureid siin nagu teha ei ole vaja ja ongi põhimõtteliselt siis džigitamine nagu tavalise igipeaga ja siis rahulikus tempos. Kerimiskiirust võib siin muuta, et võib-olla siis teatud päevadel on see vajalik. Nii. See hooaeg juba ma olen kala saanud Tamula pealt, siit olen saanud ühes videos, on see vigur mul näha, toona ma ei rääkinud sellest, siis oli samamoodi džigi peale väga nagu kehvalt, no üldse kala kehvalt võtsi, siis see asjastus tõi mulle 3 kala, mis jäid põhimõtteliselt päeva ainukeseks. Nii, ja noh, kõik see, et nüüd õiget värvi ja õiget suurust lante, see käib ka siia asja juurde, et ikkagi peab leidma selle ka õige värvitooni, mida siis kala antud päeval nagu himustab. Tuleb ka minul kala. Ilus kala ja õilined oma tehtud pleki peale. Läks täna kuigi ebaõnn. Mõnus oli, vot, ära pudenes teine, ei näinudki, mis seal ikka. Järgine. Mõnus, tunne oli hea. Jälle, meil on väiksem kala, aga enam sama kohal. Jälle võttis. Nii, jah, võrreldes sellega, mis ennem oli. Vastupidi oleks võinud olla, see oleks võinud ära minna ja too välja. Ja minu oma tehtud lant. Kuskilgi jälle sahkli põhjas aastaid seisnud. Ütled, järgmine vise ja jälle kala taga. No see on juba palvaan. Oi, see. Oota kahv jah, no vast läheks kalagi ära seekord. Mis siin toimub nüüd? Normaalne, vot ennem oli samasugune asjastus. Väga hea, jess. Kus mul nüüd oma landi peale?
sattus kala hoogu. Vot. Jaa. Täitsa ulmene. Natukene veel painutasin seda siin. Siis otsa veel ülesse. Mõtlesin, et mänguga ära. No vot, see on juba kalamoodine. Ja see on sul midagi. Külmakast. Uskumatu. Nii. Kinni tõmbama, muidu läheb kaare lahti. Haa. Ja kaugusse suund on põhimõtteliselt üks ja sama. Enam-vähem. Viskad ei tea kuhu, aga võtab kuskil siin 10-15 meetri kauguselt. Viskad rohkem sinna poole. Peale lõunane aeg, 1:30 läbi on, siis hakkab kala natukene rohkem uimesid liigutama, et läks natuke nagu soojemaks ka. Panid paugule, vahi. Langemise pealt. Sattus jõuda hoogu mul selle landi peale. Enne toda, mis ära läks, oli üks tühi vise. See oli see nolk ja siis see ja nüüd jälle võtme. Aga see võttis nüüd seal kaugemal. Võttis ka, sai ikka alla tuult korralikult välja isatun. Oi jumal. Nagu pang. Vaata, et ilus haugu võtta ka. Mul neid järgi ei tõmba lant. Võtad ära, küünlaid hüppa kõva. Nii, aitäh. No võt, natukene väiksem kui eelmine, aga võt sulle plekk. Nii, huvitav hookoht on meil nüüd said need aparaadid, kus on need näpud seal. Minu pleku. Ja nii nad siia kogunevad. Nii. Nüüd on see lant mul hetkel ainukeses eksemplaris. See on parandatav kõik. Kuskil ilmselt on ka šabloon. Ja ei olegi siin midagi tarkavat, on tavalise joote tinaga niimoodi galvaanitud. On üks selline huvitav pasta, millega galvaanitakse ja kogu luu, siukene ilus
vaatame natukene edasi, siin sai juba 5 kontakti ära kaladega, et natukene liigutame ennast seda randi äärt mööda, nagu öeldakse. Poisil on kala. Ei ole vist suur, jah. Nulk. Vähemalt sul on täna sellised kalad. Ma võtan ära otsast, mul läheb kiiremini. Näeb pitsutega ta kurkuga natuke söönud. Kerimise pealt võts või? Langemise pealt, jah? Natuke pahasti on. Vist ei ole ka. Nii. Jääb elama. No võt. Täna meil võtte juba hulga olnud. Ja mul ka. Sinnapoole on pikki ranti, jah. Mul on nüüd jälle selline soreda. Vaatame. Võt üksteise alla. Siit vahepealt just seda suuremat silikoni proovisin. 16 senti, mul on 18, üks sihukene rabamine oli ja ainult nüüd plekiga, nagu ei tahagi midagi muud siin proovida. Ja tuleb, vahi mis teeb, sautosid, nii poja, nüüd on jama, nüüd on landid kahva küljes, nüüd ma pean selle saama kala käega. Ja rahu. Issi näitab sulle, ei ole, see nagu öeldakse, on 3 sekundit hirmu. Jäta meelde ja palun ära mu õnge ja latti pooleks astuma. Et kui nagu kuidagi ei, siis oot niimoodi saab ka. Aga alati pead võtma siis siit, vaata, fluorokalbonist ja kui saad landist kinni, et mitte nöörist nööri, võid näpud ära lõigata, tõmbab sul käest ja on kõik. Et kui kunagi sellist trikki kasutad, näe, selline präänik, minu tehtud lant püüab suuri kaluna. Nüüd ma tean, mida ma tegema pean, ma pean otsima selle šablooni üles ja ma pean tegema neid lante veel. Ohoho.
no nii, 2 tükki veel ja nüüd meie norm, me saame 2 peale 10 püüda, aga meil ei ole nii palju vaja. Teeme 1 mehe normina. Niimoodi. Ja põhimõtteliselt nüüdki on juba seda kala. See rant nüüd jookseb siit niimoodi. Kauan ka see hakkab sealt ära keerama. Vaja võtta ja need landid lahti. Et jah, seda silikoni ma ennem siin proovisin, just see iidikas selline. Keegi teda korra näppis ja ei. Et see pleki teema tuleb nüüd üles äratada. Vaadata siis veel oma lante. Noh, teha see kindlasti nagu see praegult on veel ja pane siia üles. Ja mingi poekraami veel võtta ja hakata nendega, nagu öeldakse, tegelema. Nii, sorisin ma seda landikarpi veel ja silikonpakkide vahelt tuli veel üks mu oma tehtud lant välja. Mingi 4. või 5. ise oli siia ka keegi otsa, aga nüüd kui näete seda lanti ja seda kala, siis no, ma ei tea, mis siin toimub. Pane siis see suurem lant ja siis see kala tuleb selline jah, landiga 1 pikkune, et selline vigur oli mul veel seal kastis ja selle landil on olemas siis nii-öelda see sabloon ja see on mul tehtud maatrits ja pressvorm. Et siukene asi, et neid ma saan teha siis ütleme sellist ühesugused painde poolest ja kuju poolest. Siin näete, mees on vaeva näinud, nikerdanud asju. Selline asi, et mängib sellise hästi sellise laia mänguga tuleb mõnus siukene haugilant, lai selline oligi spetsiaalselt tehtud nagu selle jaoks. Ikka see sama suund sealt seda randi serva mööda. Vot noh. Praegu ta üks selline on tehtud, rohkem mul neid ei ole. See kui proovikadega, nüüd ongi see proovimisi on nagu vähe olnud, et nüüd tuleb nendega rohkem tegelema hakata. Täitsa kihvna. Opa, tuleb. Jälle panin mu oma pleki otsa. Ja nii kui viiskasin, nii taga. Normaalne vänt. See on toidukala. Ja ei hakka ma seekord ka siin midagi kahvatama. Hopst. Ja ongi ta käes. Nii, nagu üks veel siis ongi hästi. Ouch. Niimoodi. Vot niimoodi.
tahab ise otsast minna, vist mitte. Niimoodi püüab minu lant. Täitsa mõõdukala, las ta on. Mine kosu veel natukene. Järjest. Ülejärgmine vise ja jälle kala. Paneme selle püügipäeva lukku ja kalad on siis siin sellised toredad 4 hauge, et küll ja veel. Võtmisi oli ikka hulga. Ja püüdma saime me kella 12-st, et kell on nüüd 4, selle ajavahemik on siis 4 tunniga. Ma arvan, 2 peal oli ikka mingi 10 võttu vähemalt, mitte rohkem, need mis siis ära pudenesid ja need mis siis nagu välja tulid ja põhimõtteliselt tegija oli siis plekk. Need nii palju kui siin olid, siis jah, sellised ainukene, mis siis ei töötanud täna, oli siis see sinise servaga. Jacksoni oma ülejäänud siis tõid kala ja noh, eriti heast küljest siis näitas lihtne, oma tehtud lant. Ja võõreldes siis nagu nende iludustega kõik värvitud, tehtud asja, kõik siukene hõbe asja, no võt näed, pane lihtsalt tavaline tina peale, palun. Ja siis ka see Merika lant, kunagi mul ta sai ostetud, ma ei tea küll mis eesmärgil, aga no sai ka see haugi, et silikoonidest sai proovitud veel seda, selle siis tiivulise džigiga siis seda proovisin, seda nagu korra keegi siis rabas ja seda sinist natukene ja selliselt, et väga nagu suuremat tööd nende silikoonidega täna ei teinud, ei olnud ka nagu vajadust, et siis selliselt ja kui nagu ma varem ikkagi siin nagu Vagulal Tammulal ikkagi tegelesin selle trollinguga rohkem, siis ja nüüd viimased, ma arvan, viimased 3 aastat küll olen ikkagi džigitanud, sellepärast et see püük mulle vähemalt tundub, on efektiivsem ja efektiivsem juba sellepärast, et saab näiteks siis sellised perspektiivsed kohad nagu randid, need saab siis korralikult läbi püüda, mida ei saa siis nagu wobleriga teha. See tänane päev pani jällegi taas mõtlema, et plekklandid tuleb landikarpi tagasi panna, nagu öeldakse, need mis kuskil kodus sahkli põhjas vedelevad ja vaadata veel midagi juurde poest ja ka siis midagi enda oma. Nii et vot nii. Eks siis vee ääres näeme.